ja Viiluk tuleb palliga üle. Raadik. Ja tundub, et võetakse vähe hoog maha nüüd. No ei põsi hästi pall käest täna Olmrel. Raadik juba ilusti korvi all, no nüüd on lahendatud. Super sööt Raadikult, et Järvelainen ka õigeaegselt liikus sisse ja Raadik ta leiab ning 2 punkti TTÜ-le lisaks. Vahe kahaneb 1 punktile. 65-64, minut 47 mängida. Minekul, et kindlasti Rait Käbin selle peale praegu mängib. Ja Saks toodi väljakule. Ja Kaido Saks oma tänasel teisel viskel, et ei kuku see pall sisse. No võtta Viiluk ja teeb head ja siis teeb ka natuke halba ja või päris palju, aga Tamm on õige koha peal. Ja nüüd Jones näitab oma kiirust, et võtab selle palli ära ja leiab ka ilusti Reimo Tamme, kes on... 3 korda saavad TTÜ mehed panna, aga ei tule praegu lisa. Ja täitsa uskumatu, et eksitakse lihtsatel visetel ja kõva pusimine käib, et... Olmre nüüd võtab ilusti filigraanselt ette ja lahendab väga meisterlikult selle ära ja vahe taas 1 punkt. Rabauskas küsib korvi alla, 7 sekundit rünnakut mängida. Läheb tegema, Raadik on vastas, ei kuku kuskile. Ja nüüd TTÜ saab lõpuni mängida. Ja nüüd ongi, kas panna kohe? Tundub, et mängitakse lõpuni, et kui TTÜ siit saab korvi, siis on see võit nende. Kui TLÜ seisab kaitses ära, saavad nemad oma hooaja avavõidu. No Olmre võtab, tõmbab maha Tamme ja see on fantastiline sooritus praegu Olmrelt. No vaatame seda korra veel, kuidas noor mängumees õpetab. Opa! Ja väga kaunis, et olen ka rääkinud eelnevatel TTÜ mängude ülekannetil, et Sten Olmrel on väga hea 1-1 rünnaku arsenal ja ta suudab ennast nende kehapetete ja oma keha valitsemisega väga hästi ise viskele viia ja olgem ausad, selles olukorras ta pani ikka Reimo Tamme täielikult tantsima.